See oli väga tore, aga me peame edasi liikuma järgmise presentatsiooniga. Murel Truu, siin sa oled. Tallinna Tehnikaülikoolist. Te olete seotud mitmete projektidega TalTechis, keskendudes kliimakerksuse ja riski haldamisega. Palun. Tere kõigile. Nüüd on võimalik jätkata väga heast korallijoogast ja ärgata üles selle lamandunud koralli režiimi. Aga vaatame, kas ma saan oma presentatsiooni käima. And here we are. I present the Buildest project. Mina esitan Buildesti projekti, vaadates seda TalTechi poolt ning need ideed siin slaidil on koostatud kolleegi ja minu poolt, siis professor Tarko Kalamehe poolt. Siinne sessioon peaks katma poliitika ja võrdlema seda rahvusvaheliste näidetega. Ma arvan, et me teeme üsna palju seda, millest on räägitud rahvusvahelistes näidetes juba praegu. Ja kui ma oleksin teadnud, et Scott teeb niivõrd hea presentatsiooni, enne kui ta näitab rahvusvahelist konteksti, mida teevad kliimariskid hoonetega, siis oleks me selle sissejuhatuse võib-olla vahele jätnud. Aga ikkagi, ma näitan selle läbi, kasutades Veneetsia näidet. The case, which is a symbolic heritage being ja seda sümbolväärtusega pilti, mis on vägagi iseloomulik kliimakriisile. Merevee tõus, äärmislikud sademed, need on põhjustanud selliseid olukordi, are not anymore temporary. Et need käigurajad ei ole seal midagi enam ajutist, need on Veneetsia täiesti tavaline osa. Püha Peetri basiilika on väga palju kahju saanud üleujutuste tõttu. Veneetsia laguun on asi, mis püüab merevett väljas hoida, eemal hoida kaitstud saartelt, mis on üles ehitanud tõeliselt keerulisi insenerisüsteeme, mehaanilisi süsteeme, et vesi ei lömastaks pärandhooneid. See maksis 6 miljardit eurot, et midagi taolist üles ehitada. Lisaks Püha Peetri basiilikale. See on ümbritsetud klaasbarjääridega selleks, et vesi oleks sealt väljas, see maksis 5 miljonit eurot. Renovatsioonid ja kunstiteoste taastamine, sisekaunistuste taotamine on samuti läinud miljoneid maksma tänu üleujutuste kahjustusele. Meil on innovatiivsed viisid, kuidas erinevaid meetodeid kasutada, seda kõike rakendatakse. Aga ikkagi merevesi tõuseb ja linn upub. See on just selline sümbol, mis näitab, kuidas pärandit ründab kliima või kliimarisk. Meil Eestis Michelangelot või renessansi imesid, aga meil on samasuguseid probleeme. Ehk mitte küll sellises ulatuses. Nii et on olemas kliimaärevus. Kui me mõtleme, mida kliimamuutus teeb, mis on toimunud varem, mida me kogeme, kui me kogeme midagi sellist, mida me ei osanud oodata varem, püüame seda küll mõista ja vaatame internetist järele umbes, mis see tähendab. Ja seal on kindlasti miljoneid erinevaid kaarte, mis on punaseks värvitud ja mille kohaselt väidetakse, et oleme hädaohus. Näete, siin on kõik need jooned, mis suunduvad ülespoole. Need pudelid, mis meil on,
they don't correspond to Need what is tegelikult actually ei vasta sellele, mis tegelikult toimub. Scott võib-olla saab mulle paremini seda selgitada, aga et ookeanid toimivad viisil, mida kliimamudelid kuidagi ei oska ette näha. Nii et sellepärast peaks nagu muretsema. Ja kui me kuulasime seda, et pärandikogukond oli väga rahul sellega, et viimane COP oli väga edukas nendele, et nüüd poliitikas võetakse arvesse ka pärandipõhist kohanemist ja kliimateadlased tulid välja väga muret tekitavate sõnumitega, et me ületame tõesti igasuguseid murdepunkte juba, et olukord on halb. Nii et ollakse mures ja ärevil kliima küsimuste pärast. Ja sõnad lähevad sassi, seal on ohud, riskid, kahjud, tagajärjed. Nii et lihtne on siin ära eksida sellesse sõnapilve ja mõelda, mida on tarvis teha. Kui me mõtleme hoonetele ja kliimariskidele, mis on seotud hoonetega, et siis kuidas mõista, et tegelikult on palju rohkem energiat atmosfääris ja palju rohkem vett atmosfääris ja temperatuurid tõusevad. Kuidas saavutada seda soojustuse taset, mis on vaja ja kuidas täpselt siit neid astmeid pidi liikuda, et üles jõuda. Aga kui me räägime ehituskliimast, see on natukene lihtsam asi kui kõik need suured kliimamudelid ja riskihinnangud. We depend on the sun. Me sõltume päikesest. Päike võib ka olla üsnagi muret tekitav, kui hoone üle kuumeneb näiteks. See võib kahjustada materjale. Ja niiskus võib kahjustada samuti hooneid, tuul võib tekitada pahandust. Nii et kui te mõtlete väliskliimale ja ehitusele, siis see mõjutab seda, kuhu hoone tuleks ehitada, kuidas tema paigutada, missugune peaks olema see struktuur, milliseid tehnilisi süsteeme tuleb ehitada ja nii edasi. Aga see puudutab muidugi uusehitisi. Ka kui me mõtleme sellele, kuidas seda kõike insenerimaailmas arvestatakse, võetakse kõiki neid hoone erinevaid osi arvesse ja siis võetakse ka ehituskliimat arvesse. Siis meil on tuul, meil on sademed. Mitmesugused samajooned, temperatuuri, tuule ja nii muu asja kohta. Nii et tuleb mõista, et ehituskliima ei ole mitte keskmine, mingi keskmine, vaid see on just see erinevate äärmuste arvesse võtmine, sest hoonet ei ole võimalik ju ehitada, et ta keskmist tuult peaks ära kannatama, vaid ta peab jääma püsti ka siis, kui tuleb eriti kõva tuul. Ja kui me mõtleme kliimariskile hoonetega seoses, siis kliimaparameeter on lihtsalt üks osa. Mis kliima vaatevinklist juhtub või kliimamuutuse vaatevinklist juhtub, siis see on ainult üks mõju osa, sest ka hoonet ennast tuleb arvesse võtta, aga ka tema asukohta. Et iga üleujutus, isegi kui Euroopa hädaolukorra infosüsteem seda teatab, selline mõni üleujutus, näiteks Soomaal inimestele sobiks ju väga hästi. Aga kuidas me saaksime siis hooneid kliimakindlaks muuta?
when thinking about new kui construction, me mõtleme uutele hoonetele, we can't siis the climate, me kliimat muidugi muuta ei saa, change the aga where we saame mõelda seda, kuhu me ehitame ja kuidas. Renoveerimise puhul ei saa samuti kliimat muuta ega muuta ka seda, kuhu me ehitame, aga me saame otsustada, kuidas me renoveerime. Aga pärandhoonete puhul ei saa me otsust teha ka, kuidas renoveerida, sest seal on ka piirangud ja reeglid ees. The vulnerability of a specific building ja konkreetsete hoonete haavatavus sõltub from what the building is, sellest, mille jaoks seda hoonet kasutatakse, whether it's the residential building, kas ta on eluhoone ja seal ollakse terve päev läbi või see on mingi tööstushoone, kus on palju seadmeid sees, kui palju näiteks on keldrikorruseid, kas see ujutatakse üle, mis materjale kasutatakse, mis sorti ehitusmeetodeid kasutatakse, nii et mitmesugused aspektid võivad hoone kliimariskidele haavatavaks muuta. Samuti küsimus on selles, mis toimub selle hoone sees. Näiteks, kuidas inimesed, kes selles hoones on, reageerivad näiteks kliimaohtudele, kui need juhtuvad või juhtub need sellele varale, mis seal hoones on. Nii et ja see ka mängib rolli selles, kas me loeme seda hoonet haavatavaks või mitte. Ning eriti just pärandhoonetel on selliseid aspekte, mis võivad neid muuta haavatavamateks. Toon mõned näited Eestist. See ei ole küll Püha Markuse kirik, aga siin on puitarhitektuuri näitajad, siis meie tööstushoone, mis on kortermajaks tehtud, aga mida me siin näeme? Näeme ülekuumenemist, näeme niiskusega seotud kahjusid ja siis siin on ka jäätumise ja sulamise tsükleid. Edinburgh's oli seda vähem, meil on seda rohkem ja siis ka üleujutusi. Ja paljudes linnades on kõik kombineeritud. Mida siis teha oleks võimalik? Võib-olla ehk see läheb ära, et me ei tee mitte midagi. Nagu Kadri ütles, energiatõhususe mõttes ja kliimakindluse mõttes, siis soojuskao vähendamine võib-olla tähendaks seda, et võib-olla peaks natukene ootama, et ehk tulevad paremad võimalused tulevikus energiakadusid vähendada, aga kliimaohud on küll sellised, millele tuleb reageerida praegu, sest kui te juba olete kogenud mingisuguseid kahjustusi, siis võib ka arvata, et see muutub hullemaks. Millega siis kohaneda? Katsume lihtsalt sellega elada ja toime tulla, valida mingi teise hoone, kus elada. Kas me saame kuidagi midagi ümber kujundada? Kas mõtelda tuleviku kohta või tulevikust ja mõelda, et see on midagi sellist, mis toimub kunagi hiljem? Või tugineda ainult varasematele kogemustele ja kahjustustele ja mõelda neile. Ja on ka erinevaid võimalusi, kuidas riske vähendada. Tuleb mõista, et ka need traditsioonilised meetmed võivad olla väga kasulikud ja tõhusad. Aga on ka väga palju meetodeid, mis võiksid aidata
applications and more innovative style. Innovatiivsemalt ja kaasaegsemalt. Thinking about now more specifically in terms of flood risk. Mõteldes nüüd konkreetsemalt üleujutusohtudest me mõtleme käitumismuutustele, vara kaitsmisele, kinnisvara kaitsmisele. Me võime mõelda selle peale, kuidas muuta hooneid. But of course we can think about the catchment scale and aga samamoodi võib mõelda näiteks valgala peale ja valgadele ka linnades. When planeerida neid. The actual measures to go after. Kui me vaatame konkreetseid meetmeid, mille peale minna, siis poliitika poole pealt, for the grant funded renovation. Millised on toetusepõhised renoveerimised, millega kohandatakse hooneid kliimasobilikeks, siis tüüpiline on see, et see nõue annab tulemuseks pika nimekirja erinevaid pabereid, mis räägivad väga üldiselt ideid kliimaga kohanemisest, aga tegelikult ei näita näpuga ära seda kohta, mis teha tuleb. Meie Buildestis püüame valmistada ette konkreetsemaid suuniseid. Oleme seda teinud ka tavalistele hoonetele, teinud neid ilmakindlaks muutmise suunised, et kontrollida, milline remondilahendus või renoveerimislahendus on kliimakindel. Ja valmistame ette ka suunised, kuidas tulla toime üleujutustega, kuidas kaitsta hooneid üleujutuste eest. Muinsuskaitsealastel hoonetel on loomulikult rohkem piiranguid. Aga paljud meetodid, mis on täiesti tavalised tavahoonetele, kehtivad ka siin. Kui me mõtleme nüüd konkreetsete kaasuste peale, kuidas leevendada kliimariske, siis omanikud tahavad teada, millised käivad täpselt nende situatsiooni kohta. Neid on liiga vähe, et öelda, et jah, te võite kasutada üleujutuskaitset. Kui meil on taoline hoone, siis kus kohas ja missugune, siis on hea muidugi teada, et teil peaks olema kõrgem esimene korrus, sokkel peab olema kõrgem. Kas ma saan seda hoonet siis tõsta? Kas on võimalik äkki tänavat madalamaks teha? Milline siis tegelikult lahendus oleks? Ja kui me valime nende valikute vahel, siis on oluline aru saada. Kliimamuutus juba toimub praegu. Meetodid on olemas, aga te teete otsuseid ja enne seda on vaja aru saada, kui palju teil aega on, kui palju teil raha on, kui palju teil ruumi on. What is allowed? Ja lõpuks, mis on lubatud. And when weighing those different options. Ja neid erinevaid alternatiive kaaludes on mõistetav, et iga juhtum on oma moodi. Samal ajal otsus tuleb teha nii, et see on mõistetav, et põhimõtted, mis otsuseid suunavad, peavad olema põhjendatud ja ühesugused igaühele. I conclude maybe here that lõpetaksin siin võib-olla sellega, et pärandhoonetes me näeme väga palju lahendusi, mida saaks rakendada ükskõik millise uue hoone puhul. The Plint hates the spatial considerations. Mis puudutavad ruumijaotust, kütmata pööninguid, taolised näited, aknaluugid, katuseräästad, sokli kõrgused, ruumilised kaalutlused. Neid ei ole välja toodud, aga palun kasutagem neid ja see muinsuskaitsepõhiline kohanemine on oluline kõikide uute hoonete puhul. For the already heritage buildings that already aga need
muinsuskaitselised hooned või pärandhooned, mis juba lagunevad, millel on pidevalt kahjustuse ohud. Meil on vaja kohanevaid lahendusi ja mõtteid. Kui me näeme, et traditsioonilised lahendused muud küll lagunevad, ei pea vastu. Siin me peame aru saama, et see ei ole väärtuse hoidmine, kui seda pidevalt renoveerime. Me peame mõtlema, kas on mingi vähe suurema muutusega lahendus, et väärtust tegelikult säilitada. Muinsushoonete omanikelt ei saa eeldada suuremat hoolduskohustust kui hoolduskohustust, et nende hooned oleksid heas korras ja kestaksid. Ja seda saab oodata, aga see kohustus ei saa olla suurem kui tavahoonete omanikel. Suur aitäh! Very nice to hear that technical universities. Suur tänu, väga hea on kuulda, et Tehnikaülikool on valmis ja aitab muinsuskaitset. Üks küsimus, mis tunne teil on? Kas muinsuskaitse on valmis selleks tööks? Kas teil on hea koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga? Muinsuskaitsehoonete renoveerimise hartas, mis on üks osa sellest, millest rääkis ka Kadri. Meil on kliimaga kohanemine üks võtmedomeenidest, millest hartas räägitakse ning selle teema edendamiseks oleme teinud koostööd. Aga ma arvan, et on tõeliselt vajalik pidada neid arutelusid ja seda just selles ulatuses, nagu Ülla seletas. Sest on üldine arusaam, et me peame kohanema muutuva kliimaga ja me peame säilitama pärandhooneid muutuva kliima kontekstis. See on asi, millega me saame kõik nõus olla, me kõik mõistame seda, aga siis me vaidleme selle üle, millised on konkreetsed materjalid, millised on ehituse detailid. Arutelu peab toimuma sel tasandil. Ja me ei tohiks vaielda hoonete omanike ees, me peaksime arutama teistel foorumitel. Jah, argumentatsioon on väga hea, me jõuame tõeni ja see on tõsi. Aga jah, küsimusi. Ave. Üks kommentaar. Energiatõhususe parandamine on leevendusmeede. Need on kaks erinevat teemat, millest rääkida. Ja ma näen, miks see renovatsiooni maratoni projekt hoonete renoveerimisel sisaldab endas ka kliimaga kohanemise teemat. Sest me ei saa mitu korda renoveerida. Eesti on liiga väike riik, et selleks, et renoveerida, selleks, et teha kliima kindlaks, kliimaga kohanevaks, kliimaga vastupidavaks. Me peame seda tegema üks kord. Just nimelt, see renoveerimise kulu peaks olema osa sellest. Siis te teate, mis on see lõpptoode seal. Võttes arvesse kogu elutsükli hinnangut, sest see on väga hea adapteerumine, see on asi, millega peame kõik kõvasti tööd tegema. Ja pean ütlema, et mõnikord me maadleme sellega, et omanikud ei ole väga huvitatud Eestis remondi tegemisest või renoveerimisest. Me saame aru, et omanikud ei taha võtta suuri laene tänu sellepärast, et Ukrainas on sõda. Selline on see olukord, kus me elame mitmete kriiside koosmõjus. Aga kui teil on vesi keldris ja majanurk hallitab, siis te hakkate remondi peale mõtlema. Ja kui tekib juba esimene päästik renovatsiooni peale mõtlemisest, siis tuleks hakata mõtlema ka selle peale, milline on energiatõhusus, ringmajandus ja kõik need teised aspektid, mis meelde tulevad.
Other questions? Thank you so much. So many good ideas and aitäh, siin on väga head ideed. Minu küsimus on, I have centuries thought about the restoration. ma olen pool sajandit tegelenud restaureerimise ja renoveerimisega, rohkem kui 10 aastat mõelnud selle peale, kuidas mu enda kinnisvara renoveerida. Ainus küsimus on raha ja loomulikult ka teadmiste küsimus. Ja minu küsimus, I understand the ma täiesti mõistan consensus and good ideas in neid konsensuseid ja kriise kesktasemel, ideas with kuidas vahetada mõtteid ministry. kõrgema taseme kliimaministeeriumiga, Change the oceans and if we kui ta ei suuda muuta ookeane, in better way. kuidas me saame paremini koostööd teha, kas nad on suutelised kuulama ja kuidas me saame teid aidata. Kõigepealt minu esindatud projekti veab Kliimaministeerium, nii et kolleeg Anni Martin koordineerib Bildesti projekti, tema on kohal, te võite asjast hiljem temaga vestelda, aga see on üks nendest tulemustest, mis meie projektil tuli. Mitmetasandiline üleujutusriski haldamise raamistik. Seda rakendab nüüd ministeerium kui üleujutuse direktiiv Eestis, siiski Euroopas parandab ennast kõneleja. See sunnib riike planeerima üleujutuse leevendamise meetmeid siseriiklikult ja praegu on ministeerium keskendunud ainult rannikualadele, rannikutelt tuleva üleujutuse peale, kuid see projekt, see raamistik on innustanud riike mõtlema ka sisemaistest veekogudest tulenevale üleujutusele, sademetest tekkivatele üleujutustele. See on teatud linnades täitsa probleem, teatud piirkondades, nii et ministrid tegelikult kuulavad, see asi ei ole nii hull. Thank you. What's more? And best greetings to Targo Kalamees ja professor. Tervitused ka professor Targo Karamäe